Nimedest. Mil me räägime nimedest, siis me ei saa ütelda unemaailma jutus nimesi Stan, Henry, Kalle, kuigi ma ütlesin, et kui on olemas Ellak, siis saab ka Kalle olla. Tema nimetuse jätame siiski praegu kõrvale. Kalle on seotud ka kehaga selgelt, siis pigem seostub Kalle juba Irolivet, Ivet, unega, isikulise mõistega reaalilmas eksisteeriva eheda olekuga. Nii ta on. Ühed mõisted on piirilised, teised mõisted on üldised. Ja mil me räägime Ivet unest, nii nagu meil minu arust oli esimene Ivet uni, eks ju. Ivet, mul tegi soov praegu nimetada hoopis nii. Ivet ja Ivet. Ma ei paneks kahte teed, ma lihtsalt hääldasin sel moel. Selles planis tuleb vaadelda nüüd maajaotust sellest unepiirideks. Teine on seotud vormolekutega. Seal me võtsime esile nüüd Stan ja Henry ja Kalle ja Peen meil teise nimetus, loomulikult Ellakriga. Unejutt on seotud ka isikulise olekuga, kuigi vormolek on ju ka isikuline olek. See on pigem juba une sees toimuv tegevus. Kuid mille sa enne pead unne tulema, siis unne tullakse erinevatest suundadest. Seal ongi just nende nimed. Siis me hakkame vaatama veel lisates Gre, Nea, Ivet, Irolivet, Evet ja keegi andis veel kõrvalt suuna Domet, täiesti uus nimi. Millisest? Kuidas? Maailm on suure lai. Meil on palju selliseid olekuid, mil meie endina siin olevat. Nii küsiks selle, kui palju siin. Kas see siin, kes jääb siia siis, kui ma eemaldan, või mina siin, kes ma ei eemaldan. Peaksime neid teadma, sest see on ju ka meie kunagi olnud elu. Nii väga see tahaks, keegi ei tahaks undada meid jälle meie juttu, aga jah, võib küll, ainult hetkeks palun. Võib suunata, et aru saada, mis on siis see meie elu siin praegu ja millest me oleme eemaldunud. Eks tegelikult mitte elada enam seda elu. Nii nagu paljudes teistest mõistetes ja ühes kirjas oli ütletud ka, et tegelikult me enam ei tegele oma asjadega, vaid et sellega tegelevad noored. Kui sa oled pensioniealine, siis sul on võimalus sukeldada teatavatele kruiisidele, teatavatele puhkusreisidele. Kruiisi puhkusreisi natuke erinevad mõisted, kuigi seostatakse laevaga, aga see on ka ju laev mõiste liikumises. Ja kui kipub teatavad mõisted ununema, kui sa oled liiga sisendunud sellesse nägemisilluma. Nägemise, mis sõna see nüüd oli, mis ei taha esile tulla. Ma tahtsin sõnastada ühte teistud. Mis sõna see meil uus sõna oli? Ehtne. Nägemise ehtolusse. Siin ma justkui tahaksin jõutada reaalsusastet ikka väga selgelt ainulaadseks, andes selgelt mõista, et kõik see on tegelikult reaalsem, kui täpselt üldse arvata. Mitte on see, et ma ei näe end, sest seda mõistet polegi niimoodi olla. Aga ta ikkagi midagi on. Loomulikult me kogeme aluskeha, aga ma olen ikkagi selle mõtte juurde, et see nägemine on vägagi tegelik. Sest et sellesse nägemisse on teil ju suunatud silmad enda oma musta läbiga mujal. Vaadake palun kõikjal peegelpildadest on teil sellised silmi. No ei. Siis saad aru, et see reaalsus, nimetusse reaalsus, reaalstatus on tegelikust. Sõltumata sellest, et me nimetame seda virtuaalseks ja digitaliseeritud virtuaalsuseks. Sa rääkisid, alustasid Irolivet unest, Ivet unest. Ma püüdsin meenutada. Minu mäletamist mööda oli kõik esimene uni, oli Ivor uni. Jaa, ma ju küsisin, kas te mäletate? Mina ei mäletanud. Natuke enam meenutas Ivor uni. Meil on veel neid nimetamata, aga mingil hetkel me peame vaatama rõõmasetust, sest et ta on ka sellist mõiste. Ta on tema unes, mida tekitas temale endast, läbi tema endale, endast temale. See on kas või seegi, selleks, et päike saaks paista,
peitis ta ainult kuusse. Selleks, et kuu saaks särada, näidatas päikest, sõnastasid silma. Kes seda projitseerib? Võib-olla nähtus see projitseerib neile elu päevas, olles meie kõrval mõistmatu moodus. Mitte elu näitab, millisest tunnest. Kui me seda tahame mõista, siis me peame vaatama kirja. Seal, kus on, kes oli kes peitis kedagi endasse, aegadesse, kaugustesse selleks, et ta saaks tulla esile õigel ajal. Siis, kui on aeg tulla esile.